Timo Tarva, Ainar Ruussaar jätkamas saadet ja Siiku stuudios on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna EKRE esimees Martin Helme, tere! Tervist! Härra Helme, Reformierakonna ja Eesti 200 valitsusliit on töötanud varsti koos 2 kuud, sotsiaaldemokraate seal enam pole, kas elu ja poliitika on teie vaatest läinud talutavamaks? Jaa, meil oli ju eelmisel nädalal mõned maksulangetuseelnõud, mille EKRE esitas parlamenti ja väga hea võrdlus on 2019 aastal aprilli viimastel päevadel sai ametisse valitsus, kus EKRE oli osaline ja 2 kuud hiljem oli valitsusest läbi käinud, Riigikogust läbi käinud, välja kuulutatud kehtima pandud esimene maksulangetuse eelnõu. Nüüd on meil siis uus nii-öelda parempoolne valitsus, kes tuli võimule selle jutuga, et sotsid on süüdi kõikides maksutõusudes ja nemad hakkavad nüüd makse langetama ja ei ole veel ühtegi eelnõudki Riigikogusse tulnud. Küll aga oleme teada saanud, et siis maksude langetamise jutuga on tegelikult ette valmistatud maksude tõstmise alaliseks tegemine, mida meile siis sügisel müüdi ajutiste maksudena, siis käibemaksu, tulumaksu tõus. Nii et ega suurt vahet küll ei ole, kes seal valitsuses on, kas sotsid on seal sees või sotsid ei ole seal sees ja ausalt ma ütlen ka, et ega suurt vahet opositsioonis ei ole, kas need sotsid on seal või ei ole. Tõsi küll, infotunni küsimusi on rohkem, aga neid on natuke piinlik kuulata, sest et sotsid rebivad särki poliitikate vastu, millele nad just ise poolt hääletasid või rebivad särki poliitikate poolt, millele nad just ise vastu hääletasid, nii et seda on nagu koomiline vaadata. Kas neid otsuseid, mis suunavad lausa 5% SKP-st kaitsekuludeks, peate põhjendatuks? Ma pean seda, ütleme siis niimoodi, et küllaltki inetuks manipulatsiooniks valitsuse poolt, Reformierakonna poolt, mis ju mitte kunagi ei tee mitte ühtegi asja selle jaoks, et Eestil oleks parem, vaid selle jaoks, et oma protsenti upitada. Ja loomulikult oleme me nõus ja toetame riigikaitse tugevdamist, see on, lihtsalt siin polegi midagi vaielda. Me aga näeme siin praegu väga suurt probleemi selles, et meil ei räägita mitte riigikaitse tugevdamisest konkreetsetes valdkondades või konkreetsete meetmetena, vaid räägitaksegi abstraktselt mingist protsendist, et see protsent on, see on klassikaline Exceli tabeli, poisid on hakanud tootemit jälle kummardama, et meil on 3,5%, meil on 5%, aga mis see protsent teeb, mis siis nagu tulemus sellel on, seda ei arutatagi, sest et protsendi ülepakkumise võistlustuhinas on see kõik unustatud. Aga tegelikult tuleks rääkida sellest, mis meil puudu on, mis meil juurde on vaja, kui kiiresti me selle juurde vajame ja siis palju see maksab. Ja kui see on meil selgeks saanud, palju see maksab, siis me võtame riigikaitselaenu, ütleme siis riigilaenu ja seda riigikaitselaenu maksame järgmised 10-15 aastat. Ja sellisel juhul me ei peaks ka tekitama siin selliseid, eelarve koonust tekitama, kus meil mõnel aastal tõepoolest riigikaitsekulutused kasvavad siin 5 või 7% aastas, et sellel aastal ostsime suure asja, vaid me ostsime selle kõik suured asjad korraga ära ja siis jupikaupa maksame, ega me ju, kui me korraks mõtleme, kas me ostame autot niimoodi või maja niimoodi, et sellel aastal panime siis selle 100 000 lauale ja kõikidest oma tuludest jäime ilma. Me ka ju jagame selle aja peale ära, nii et see protsendi jutt on avalikkuse eksitamise jutt, millega endale vastu rinda taotakse, et varjata seda, et tegelikult midagi tehtud ei ole. Valitsus on korjanud ettevõtjatest koosnevalt majandusnõukogult soovitusi, et vähendada bürokraatiat, regulatsioone, lihtsustada ettevõtlust, seda on rääkinud kõik valitsused. Kas te usute, et see plaan kuidagi meieni jõuab ka? Kui meil on mingisugunegi toimiv mälu ja me oleme võimelised natukenegi mineviku põhjalt tegema järeldusi, siis me kõik teame, et mitte midagi sealt ei tule. see on ahvi äri, öeldakse selle kohta. See on kaasamise simuleerimine. Ja see loomulikult on sellel oma poliitiline mõte, sellele poliitilise mõte on, esiteks kommunikatiivne mõte, aga teiseks on selle mõte siis kuidagigi siluda suhteid Reformierakonna ja ettevõtjate vahel, et istume maas ja räägime ja joome natuke kohvi ja patsutame üksteisele õlale, et tegelikult ikka tahaks, et läheks paremaks, aga praegu ei saa. Nüüd ma kogu seda kaasamise asja, mina vaatan ikka selle nurga alt, et kõige olulisem kaasamine üldse on valimispäeval. Siis on kogu ühiskond kaasatud. Ja siis kõik inimesed valivad ja otsustavad, missugust poliitikat nad saada tahavad. Ja kui me nüüd siis valimiste järel astub peaminister pulti ja ütleb, et ei, me ei saanud teile rääkida, mis meie teie päris plaanid on, siis te ei oleks meie poolt hääletanud, nii nagu Kaja Kallas maksutõusude kohta ütles, siis ju ei ole mõtet pärast seda hakata istuma maha valitud seltskondadega, et nende poliitilisi soove siiski nagu kuidagi poliitikasse rakendada, et see on siis selle nii-öelda laiema
avalikkuse ehk valijast teist korda ülesõitmine. Ja muidugi ma pean ka ütlema seda, et see kaasamine toimub meil ju Riigikogu komisjonides kogu aeg, et kui on suuremad olulisemad eelnõud, siis tulevad sinna huvigrupid kohale, huvigrupid annavad tagasisidet, see tagasiside on enamasti väga professionaalne ja väga sisukas, kus tuuakse välja probleeme sellele valdkonnale, mida reguleerima hakatakse, kus tehakse ettepanekuid, mitte midagi sellest ei võeta, mitte kunagi kuulda, kui Reformierakond Eesti 200 ja sotsid, selles mõttes olen seda lihtsalt näinud, see on mitte ainult mulle, kui Riigikogu saadikule, kes nagu ikkagi hoolib sellest, et meil oleks viisakas ja korralik ja elu paremaks tegev seadusandlus, vaid see on nendele huvigruppidele äärmiselt frustreeriv, et sa istud seal ja räägid selges eesti keeles, et see, mis te teete, on halb, teeme teistmoodi. Sul istuvad vastus panettunud küünilised tüübid, kes lihtsalt täieliku kelbast suust välja ajavad selle kohta, miks kõik see on maailma parim, mida nad teevad ja kuidas mitte midagi muuta ei saa. Ja see on päevast päeva selline on meie komisjonide protsess kaasamisele. No praegu on 2 komisjonis on siis kirikute ja koguduste muutmise seadus aktiivses arutelus, vähemasti jutu järgi Varro Vooglaid ja fraktsiooni liiga on hästi aktiivselt vastustanud ja kommenteerinud selle seaduse muudatusi, mille president on nüüd ka tagasi saatnud. Öelge, kas tema äge vastuseis sellele seadusele ja viited usuvabadusse sekkumisele on ka fraktsiooni ametlik seisukoht? Ja meie erakond hääletas sellele vastu, mitte ainult fraktsiooni ametlik seisukoht, see on presidendi kantselei ametlik seisukoht ja tahaksin selle juures, esiteks, kui sa nagu tood esile, et Varro, see on õiguskomisjonis ja Varro Vooglaid on meie erakonna fraktsiooni esindaja õiguskomisjonis, et need vaidlused käivad seal komisjonis ju kõige olulisemal määral ja ta on nende argumentidega kõige rohkem kursis ja selle tõttu ta on ka sellel teemal kõige rohkem sõna võtnud. Aga ma tahan ikkagi kõigile üle rõhutada seda, mida, ja soovitan kõigil lugeda, mida presidendi kantselei selle seaduse kriitikaks ütles, et küsimus ei ole Vene kirikus. Vene kirik on meie fraktsiooni jaoks siin täiesti kolmandajärguline teema. Küsimus on selles, ja ma olen nagu absoluutselt kategooriliselt vastu sellisele poliitilisele praktikale, et kui meil valitsus tahab rikkuda põhiseadust, siis piisab sellest, kui ta hüüatab, meil on julgeoleku argument ja kõik, kes meiega nõus ei ole, on putinistid ja siis teevad meie põhiseadusega, mida tahavad. No ei saa seda mängu kaasa mängida, sellega ei saa nõus olla, meil ei ole enam põhiseadust järel siis. Ja vastu argumendid sellele seadusele on ju see, et ta ei puuduta ainult Vene kirikut, ta puudutab kõiki usuühendusi, Luteri kirikut, katoliku kirikut, vabaühendusi ja teiseks ta puudutab laiemalt kõiki MTÜ-sid ehk näiteks ka erakondi. Ja kui me nüüd seda seaduse sõnastust loeme ja selle seaduse seletuskirja loeme, siis seal on nagu täiesti selgelt kirjas, et riik võib hakata siis eraõiguslikule sektorile ette kirjutama ideoloogilist sisu. Ja praegu on seda müüakse selle jutuga, aga me peame midagi tegema Vene kirikuga, aga seadus ise ei räägi Vene kirikust midagi. Seadus räägib meile välismõjust Eesti kolmandale sektorile ja nüüd selle seaduse sõnastusega ja selle lähenemisega tuleb järgmiseks meile Siseministeerium ütleb EKRE-le, et te ei või olla immigratsioonivastased. Et see on julgeoleku küsimust, te ei või olla kõik. Ja kui te ei muuda oma seisukohti, siis me sundlikvideerime. Järgmiseks tuleb te ja ütleb näiteks sihtasutusele Perekonna Traditsioonikeskus, et te ei või olla homoabielude vastased, et te ei või, see on välissekkumine, te saate mõjutatud välisjõudude poolt ja see on julgeolekuoht Eestile ja me likvideerime ta ära. Selles on küsimus ja sellele viitas ka väga selgelt ju ka president ja sellest me rääkisime kõik 3 lugemist ka Riigikogu saalis ja nüüd muidugi see, mis Riigikogus praegu toimub, on täiesti ilmselt kavatseb valitsuskoalitsioon seda seadust väga kiiresti edasi menetleda, tehes sinna ainult kosmeetilisi muudatusi, timmides mõnda üksikut paragrahvi mõne üksiku sõnastusega, aga see põhiseaduslik riive või otsene vastuolu põhiseadusega ei ole küll näha, et kavatsetakse sellest seadusest välja parandada. Nii et see on see, mida ma ei ole nõus. Ma ei ole nõus, et meie põhiseadusest niimoodi üle sõidetakse, ma ei ole nõus, et seda sõidetakse üle võlts ettekäänet, kusjuures ka president juhtis tähelepanu sellele, et mitte mingeid takistusi ei ole tänastes seadustes selle Vene kirikuga tegelemiseks. Kui on sõda õhutavad paatuškad, võtate kinni, saadate piiri taha riigist välja. Kui on sõda õhutavad Eesti kodanikest mingisugused kas ilmalikud töötajad või muud töötajad seal, võtate kinni ja menetlete teda nii, nagu te praegu koosimehi menetlete. Mingit takistust sellele ei ole, et ei ole vaja kirvega kurge minna püüdma ja selle käigus kogu vabaühendused või kodanikuühendused tegelikult löögi alla panna Eestis.
aitäh täna tulemast, küll rääkida oleks pikemalt, aga siis järgmine kord jälle. Martin Helme, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna EKRE esimees. aitäh kutsumast!